Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere kõikidele tennisesõpradele. Aasta esimene Matchpalli tennise podcast läheb eetrisse reedesel päeval, 8. jaanuaril. Minu nimi on Gunnar Leheste. Jätkuvalt seda saadet siin vean koos Riho Kallusega. Riho, meil hakkab 3. aasta. Ütle kõigepealt tere ka. Tere. Kuidas tunne on? 2 aastat selja taga. No tunne on põnev. Eelkõige vaadates kogu seda maailmatennist ja vaadates, mis maailma tipptennises toimub, siis ma julgeks öelda, et on siin naiste tennises kaardid väga avatud olnud, aga võib-olla rohkem kui kunagi varem on ka meeste tennises väga-väga huvitavad ajad ees ootamas. Ja ma loodan, et ka meie oma mängijad, nii tüdrukud kui poisid, on üha rohkem ja rohkem sinna suurde mänguga sekkumas. Sa kommenteerisid täna öösel 5 tundi tennist. Mis tunne on lõpetada kommenteerimine kell 5 ja olla kell 2:30 uuesti stuudios? Ja täna lähed jälle? No esimene päev pole hullu, isegi selline väike tennise nälg juba tekkis, sest viimane kord, kui me tennise ülekannet kommenteerisime, oli Londoni aastalõpu Masters turniir 22. november äkki või midagi sellist, kui Danil Medvedev ja Dominic Thiem mängisid, nii et 1,5 kuud ei ole ju tennist näinud ja olnud nüüd üks Aneti mängija ATP turniiri. Tegelikult on tore ja rõõmus ja hea meel on näha, et tenniseturniirid tegelikult praktiliselt täistuuridel läheb kalender nii naiste kui meeste kalender lahti, et praktiliselt veebruarikuust ei ole ühtegi turniiri enam canceldatud. Aga ei ole me täna siin stuudios loomulikult kahekesti, nagu me pole seda veel kunagi olnud. Meil on külas Helena Narmont. Tere, Helena! Tere! Ja põhjus, miks sa siin stuudios oled, et pole sind jõudnud veel kutsuda esiteks, aga teiseks on sul päris edukas periood selja taga Tuneesia turniiridest ja oled saanud endale vahepeal VTA edetabeli koha ja tõusnud siis Eesti 6. naistennisistiks. Räägi kõigepealt, kui tähtis see pügal, et saaks selle VTA edetabeli koha, kui kaua seda püüdnud oled ja kui tähtis sul on? No seda on ju püütud terve see aeg, et kui ma hakkasin mängima naiste turniire, et ma alustasin ju 2018 vist. Proovisin mängida esimest korda, käisime Türgis laagris ja siis mõtlesime, et teeks ühe kaasa, ja esimese mängu võitsin kvalis, aga siis küll kohe kaotasin ja edaspidi enam juuniorid ei mänginud ja hakkasin vaikselt naiste turniire rohkem mängima ja nii ta läks, et siis võitsin juulis veerandfinaali jõudsin Dublinis, kohe järgmine turniir Gruusias võitsin esimese ja siis ei tulnud seda 3, et siis nagu mängisin ja ei saanud seda VTA-d kätte veel. Ütleme kuulajale ka, et selleks, et VTA edetabelisse pääseda, pead sa punkti olema teeninud 3 ITF-i turniirilt. Ja selleks, et punkti teenida, pead sa vähemalt teise ringi jõudma. Ehk siis sa kui sa kvalifikatsiooni mängid, pead sa kvalifikatsioonist läbi mängima ja põhiturniiril ka veel ühe mängu mängima, nii et see võib päris pikk kadalipp olla. Naiste elu on oluliselt keerulisem kui meestel. Miks naistel keerulisem? No meestel piisab ühe turniiri punkt saada ja oled ATP tabelis. Saad kohe 1 punkti. Just, jah. Aga said selle edetabeli koha siis mitte nüüd viimase turniiriga, vaid eelviimase turniiriga. See oli kokku 5 nädalat Tuneesias. Oligi sul plaanis minna 5 nädalaks Tuneesiasse mängima? Ei, algus mõtlesin ainult 3 turniiri mängida, et see 30., 7. ja siis 14. Aga mängisin need 3 ära ja juhtus loos alati tugev ja ühe korra kavatsin ka kvalis selle otsustava selle tiebreak seti. Ja siis mõtlesin, et tahaks ikka veel? Ma ei jäänud nagu rahule, jah. Ma mõtlesin, et ma ei saa nii ära minna, et proovin ühe veel, et vaatab, mis saab ja siis nii ta tuligi. Helena, mitu turniiri sa oled saanud nüüd nagu põhitabelist alustada üldse? Eestis olin Wildcardiga peal. Wildcardiga, jah. Siis, see on siis Haabneeme turniir, kus sa kaotasid hilisemale turniirivõitjale. Just. Camila Partone. Just. Siis ma alustasin kvalist esimesed 3 turniiri, jah.
mängisin kvalis ja 4. ja 5. olin siis otse põhis. Nii et 3 turniiril oled saanud põhis mängida üldse siiamaani? Jah. Ja viimasel turniiril siis elus esimest korda pääsesid ITF-i poolfinaali, et ei juhtu just tihti, et mängija, kes saab VTA edetabeli koha järgmisel turniiril kohe poolfinaalis on, et kui õnnelik ja rahul sa selle tulemusega olid? Ei, ma olin ikka väga rahul jah, et see poolfinaal oli juba füüsiliselt, et ma olin ikka seal nii pikalt olnud, et oli füüsiliselt väga raske, aga kuni sinna poolfinaalini siis teekond oli, ma ikkagist ületasin iseennast, et hoidsin seda head meeleolu ja lihtsalt võitlesin lõpuni, et ei andnud alla kordagi. Mis sa võib-olla võtame selle viimase turniiri, mis sa nende 3 võidu nii-öelda ühisnimetajaks ütled, et mis on need elemendid või need emotsionaalsed aspektid, mis sind võidult võidule seal viisid? No ma ütleks, et kõige rohkem mind aitas see positiivne kehahoiak ja see pumpamine ja see nagu, et ma olin hästi keskendunud ja hästi ei näidanud ühtegi negatiivset emotsiooni. Ja no siis muidugi ka eeskäsi, mis on mul lemmik. Serv oli, kui ta töötas, siis ta oli mul väga hästi nagu aitas. Ja ma ütleks, et jah, see oligi. Ja võib-olla ka slaisid ja selline osavus võib-olla, et see aitas ka kaasa. Milline neist mängudest kõige raskem? Võib-olla üldse kogu selle Tuneesia perioodi jooksul sinu jaoks oli? Ma ütleks, et võib-olla see viimane turniir, see teine ring, kui ma mängisin selle ameeriklasega. Gabriela Price, ja. 3 seti. Just, jah. See oli ka, see oli täielik üles-alla mäng, et 6-1, 1-6, 6-4. Just. Aga see oli jah, esimeses setis olin mina nagu täiesti nagu praktiliselt ühtegi viga ei teinud ja mängisin nagu mängisin väga hästi. Ja siis tekkis mõõn? Jah, murdepunkt või nii, siis sai paar punkti ja siis kuidagi hakkas tema hakkas niimoodi mängima ja mul tekkis väike ebakindlus ja nii ta läks. See teine set, siis mõtlesin, et okei, et las läks see teine, siis keskendusin 3. ja sain kohe 3. uuesti nagu käima ja veerandfinaalis valitsesid sa Bosnia tüdruku Anita Husaritši, kes on maailmas 854, üsna kindlalt 6-4, 6-3. Räägi sellest mängust, kuidas see välja nägi? Algus oli väga tihe, et meil olid kogu aeg 2-1, 3-2, 4-3. Ma olin taga kogu aeg, võitsin enda servigeimid. Tuulina oli ka, see oli ilmselgelt keerulisem. Ja siis otsustavaks oli ilmselt see game, mille ma sain kätte 4-3 pealt, kus tema servis siis. Ja viigistasin siis 4-4 ja oma servi hoidsin. Ja siis võitsin uuesti, võitsin ka seti. Ja teises oli juba see esimene set loeb nii palju, sa saad sealt nii palju just kindlust, kindlust saad ja siis selle võrra on lihtsam juba mängida seda teist seti. Aga poolfinaal Anna Siskova vastu Tšehhitar maailmas tol hetkel oli 546, 1-6, 2-6 sinu poolt vaadatuna. See mäng oli juba füüsiliselt raske? Algus oli nagu väga tihe, et olid mitu nagu võimalust, et minna isegi 3-0 juhtima, aga siis ta leidis ka oma selle rütmi ja ma ei ütleks, et ta just mängis sellist tennist nagu talle edetabeli koht on, et kindlasti oli nagu ta täiesti nagu ka võidatav, aga ma ütleks, et sükse mängu ma mängisin juba teises ringis, et see oli ka siuke pikad punktid ja see oli tõesti raske ja ta mängis hästi ka. Aga kokkuvõttes sa tulid ikkagi, oleneb sellest, et kaotus oli all, sa tulid ikkagi, ma kujutan ette, hea tujuga sealt turniilt tagasi?
jah, see oli hea, et see oli viimane turniir, et see on hea tulla positiivse sükse meeleoluga koju, et kas sul võistlustel oli kaasas ka treener Aldi Vahkal? ei olnud, üksi. Aga täiesti üksi olid, jah? 5 nädalat üksi Tuneesias. jah. Aga see on emotsionaalselt ka päris raske, et sul kedagi ei ole kõrval, kes no mul oli toetab. Sõbrad seal ikka oli toetust. Poissõber ka mängija. Millega seal Tuneesias aega sisustada koroona ajal? Kuidas võistlusväline elu seal üldse välja nägi? Aga seal väga ei olnudki midagi teha, et kui ma läksin, et siis mul olid veel eksamid, ülikooli eksamid viimased. Ja siis ei olnudki muud, aga käisid trennis, jõusaalis, sõid seal, vaatasid võib-olla mingit seriaali ja muud väga ei olnudki seal midagi teha. Niisama chillisid. Ma vaatasin turniirikalendrit, ega see Monastiri turnee läheb seal edasi, neid turniire on vist, ma kujutan ette, jaanuarist detsembrini vist või? Või vahepeal teevad väikse pausi ka, kui ma arvan, et teevad jah pausi, et siis kui mingi aeg tuleb vist palju turiste, et nad tulid jõulude ajal ka, siis oli nagu natuke imelik see olukord seal, et muidu mängijad olid kõik maskiga ja siis tulid need turistid, kes nagu neil ei olnud kohustust kanda ja kui kõik olid seal koos näiteks söömas, et siis oligi, et mõned olid maskiga, mõned olid ilma ja siis oligi siuke, et mis mõttes on, et siin on turniir ja siis tulevad nagu turistid, et neile võiks ka ju tegelikult siis kohustuslik olla. Need väljakud olid kohe hotelli kõrval? Jah, nad läksid õue ja olid 6 tükki oli ühes kohas ja siis 2 oli nagu natuke eraldi. Need olid nii-öelda karantiiniväljakud, et siis need, kes tulid, et need said siis seal treenida esimesed 5 päeva siis. Palju sa seal selles, ma ei tea, kas seda saab mulliks nimetada, ma tean, VTA turniiril tehakse oma mullid, aga olid teil kindlad reeglid, mida pidite järgima ka? No jah, see maski kohustus, et üldiselt seal kui sees olid ja sööklas, aga kui väljakule läksid, et siis oli vaja maski kanda, aga muidu siukseid mingid karmimaid väga reeglid ei olnud. Paarismängu sa ei mänginud seal? Mängisin, aga meil juhtus alati iga turniir esimene ring nagu 2 viimast turniiri oli, et esimene ring võitsime ja siis mängisime kohe esimese asetuse vastu, kes ka võitsid siis. Miks ma küsin, sest sa oled ju parandanud, kui ma eksin, 3-kordne Eesti meister naiste paarismängus. Just. 3 aastat järjest koos Anett Angeelika Koskeliga. Jah. See tähendab, et sul tuleb paarismäng hästi välja, et kas sa võtad teadlikult selle võrra siis välisturniiridel ka endale paarismängu juurde või pigem on see ikkagi selline kõrvalala? No pigem jah, välismaal nagu on pigem see põhirõhk üksikul ja paar on nagu, ei tea ka ju alati, kellega mängid, et siis on mõnega klapib paremini kui teisega ja pigem on üksik, et paar on siuke niisama, et saaks rohkem mänge. Aga kuidas ikkagi seletad seda, et sulle ja Anetil ei ole 3 aastat järjest vastast leidunud Eesti tasemel? Eks ikka on olnud vastaseid, aga no kes teist jagu oleks saanud, selliseid pole olnud? No seda, jah. No ma võin kõrvalt öelda, et minust olete väga hästi kokku mängiv paar, te olete väga palju mänginud. See kindlasti tundub minule vähemalt kõrvalt vaata, nii palju kui neid finaale on näinud, et teil koos kuidagi väljakul sobib. Saate üksteise mängust hästi aru. Just, ja me kuidagi ma arvan, et see ongi kõige see tähtsam, et sul oleks nagu hea paariline, kellega saaksid läbi ja kellega sa nagu, ei ole nagu seda hirmu, et ma teen nüüd vea, et ma ei tea, et paariline, ma ei tea, mis ta mõtleb, on, et ongi see, et me saame hästi läbi ja teame, et nagu kuidas umbes me teeme ja mängime ja see kuidagi on kasuks meile tulnud. Olete te ITF-i tasemel ka koos mänginud? Oleme, aga vähe, et me ei ole paljudel turniiridel koos nagu sattunud olema, et siis ei ole saanud palju mängida koos. Tallinnas me mängisime, aga seal tuli ka meil, kas äkki oli esimene asetus vastas. Üsna kindlalt kaotas. Kui me seda saadet ette valmistasime ja sind siia kutsusime, siis sa ütlesid, et teeme kähku ära, sest sa pühapäeval lendad jälle välja. Et räägi, mis sind nüüd siis järgmisena ees ootab? Nüüd ma lähen pühapäeval lendan Ameerikasse, täpsemalt siis Massachusettsisse
Ma juba alustasin sügisel online teel, aga nüüd saan minna ka koha peale, et siis lähen õppima ja tennist mängima sinna. Kuidas seal tennise tase? Jaa, ma üldiselt ma käisin seal vaatamas ka neid eelmine aasta ja siis minu jaoks oligi kõige tähtsam see tennis, et tennise tase. No ma vaatasin ka akadeemilist poolt, aga tennis oli eelkõige esikohal. Kas sa juba tead nii-öelda mitmendat reketit sa ülikoolist mängima hakkad või? Seda ma ei tea jah, et seda vist tehakse mingid mängud, et ja siis selle järgi ma täpselt ei tea jah, kuidas. Mis eriala sa ülikoolis siin Eestis õppisid ja mis eriala sa seal hakkad õppima? Kinesioloogia valisin. Et sellega on võimalik teha füsio tsükest tööd. Kus sa üldse tulid mõttel, et jätkaks karjääri USA ülikoolis? Mul tuli äkki esimest korda idee mingi 3 aastat tagasi äkki, siis kui ma hakkasin mõtlema sellele, sest mulle ka kirjutasid mõned ülikoolid, aga ma ei olnud veel kindel ja siis, kui ma... Ülikoolid ise kirjutavad sulle? Ja mõned võtsid ise ühendust ja siis kui ma alustasin koostööd uue treeneriga, Alti Vahkaliga, siis me kohe nagu alguses nagu rääkisime sellest, et et mis need nagu plaanid siis võiks olla ja siis ma ütlesin, et et ma olen mõelnud seda USA ülikoolist, ta nagu kohe kiitis selle heaks ja ütles, et ma arvan, et see oleks hea idee, mida teha. Seal seda ohtu ei ole, et lõpetad ülikooli ära, hakkab USA nii meeldima, et tagasi ei tulegi? Eks ikka võib nii olla, aga kui sul on kindlad eesmärgid ja tead, mis sa teha tahad, et siis saab seda igalt poolt teha? Seda, jah. Kui juba treenerist jutu tuli, siis äkki nimetad oma teised treenerid ka ära, kes siin teil läbi aegade on juhendanud? No nooremana oli Tanel Luka, kuni siis 14 aastaseni. Ta läks koolis Hispaaniasse. Alustasid üldse tennisega millal? 4-aastaselt. 4-aastaselt. Siis tegin koostööd Raigo Salustega 2 aastat ja siis nüüd ongi Alti Vahkal. No kui me juba sellest päris algusest rääkisime, siis mäletad ka, miks sind pandi tennist mängima? Noh, ei ole vist aladus, et su isa on läbi ja lõhki spordifanatt, ajakirjade eestvedaja, vedas sporditähte, nüüd siis tennist, jooksjad, mida kõike veel, eks? Ja ema on samamoodi spordifanatt, suur spordifanatt. Võin kinnitada. Et ilmselt isa siis trenni pani, jah? Eks sealt tuli jah see otsus, et nemad panid mu sinna ja aga ma tegin ka muid spordialasid, ma tegin ka kergejõustikku, tegin akrobaatikas käisin ja ujusin. Kas mingi hetk olid nagu teelahkmel ka, et mida tõsisemalt teha? Ma arvan, et see oli 11 või 12, siis kui ma olin 11-12 aastane, siis ma ütlesin, et ma ei taha rohkem kergejõustikuga tegeleda, et ma tahan tennist mängida, et ma ei saanud enam 2 alaga tegeleda ja mulle meeldis tennis palju rohkem. Aga mööda külgi ju alla ei jookse ükski ala tennise puhul. Just. Palju hetkel need samad kergejõustiku harjutused või see füüsise osa sinu treeningus rolli mängib? On sul eraldi füüsitreener ka? Ma käisin Sven Andresoo juures, käisin tegemas füüsilist, et mulle väga sobis see stiil, kuidas ta tegi, et temal olid just need kergejõustiklased. Et nendega koos sai teha hästi. Ja ka praegu hetkel ei ole, sest et just sellepärast, et ma lähen Ameerikasse, siis seal on olemas tegelikult kõik treenerid. Sa selle kooliga veel tutvumas sel koha pole käinud? Käisin eelmine aasta. Mis mulje jättis? Ma käisin 3 vaatamas. Floridas käisin Colorados ja siis viimasena seal Massachusettsis. Ja mulle jättis just see Massachusetts kõige nagu siukse hubasema ja kõige parema mulje, et mulle meeldis kogu tiim seal, treenerid ja kuidas see ülikool, kuidas see välja näeb ja toad seal, et kõik tundus nagu super. Kas nad teevad siis nii-öelda uutele õpilastele spetsiaalselt sellist tutvustuspäevi või kuidas see asi välja näeb, ongi nagu spetsiaalselt, et peale sinu oli siis teisi õpilasi ka või? Oli ikka, nad teevad nagu, et kui
aga see, nad igaühte niimoodi ei kutsu, et kui nad ikka nagu väga huvitatud on, et siis nad kutsuvad, et kas sa soovid tulla vaatama, et nad teevad siis tuuri sulle ja saad nagu tutvuda. Ma kiirelt vaatan Massachusettsi ülikooli spordiala, siis tundub, et pesapall on vist number 1 või? Hoki, jäähoki peaks olema võib-olla kõige siuke populaarsem, mis neil on. Seal on mitu tükki neid seal Massachusettis. Amherstis on see. Amherst on linn. Kas need, sa ütlesid, Florida ja Colorado olid ka valikus, kas nad võistlesid ka kuidagi omavahel, et sind endale saada? Või millega nad sind ära võlusid? Ma pigem ise vaatasin, et mul seal Floridas võib-olla see tennis jäi natuke soovida. Colorado mulle tegelikult meeldis, aga Massachusetts andis kuidagi siukse teistsuguse nagu tunde. Et mul on hea meel, et ma käisin tegelikult vaatamas neid, et muidu oleks võib-olla täiesti teistsuguse otsuse teinud. Kuidas Massachusettsis ilm on? Mis laiuskraadil see koht üldse asub? Bostoni osakariik, ma vaatan. Jah, ta on suht nagu Eesti, et seal on ka külm praegu, aga suvel läheb päris soojaks. Oled põnevil selle perioodi suhtes? Olen, väga ootan. Õppetöö läheb kohe edasi või? Veebruari algul, jah. Väga põnev, aga nii-öelda ITF-i turniiridel me siis mõnda aega sind ei kohta? Jah, mai algul kusagil peaks ma tagasi tulema ja siis ma saan taas hakata. Plaanid suvel mängida? Ikka. Ja Estikatel ka loomulikult? Muidugi, olen kohal. Tahtsin veel selle, võib-olla Riho, sa oskad rohkem öelda, et kui sa kord VTA edetabeli koha saad, siis kaua läheb aega, et sa sellest ilma võiksid jääda, kui sa üldse ei mängi? No Helena teab seda ise ka päris täpselt, et muidu tavasituatsioonis on see ju aasta, aga praeguses olukorras on see pikem, et praegu ta on 52 nädalat vist. Koroonapandeemiaga seoses on seda pikendatud. Ma ei ole kindel, mis need täpsed reeglid. Muidu on aasta aega, et on see VTA sul. Et ei ole kuulnud ka, kas on mingi otsus tehtud, kas see nüüd niimoodi jääbki või see läheb tagasi nii-öelda vanasse formaati uuesti. Ma tean, et praegu pikendati neid, sellepärast ma sain ka selle rankingu, et pikendati neid eelmise aasta neid. Sa oled hetkel 1281, tead sa ka, kuhu sa järgmise nädal tõused? Ma kuulsin, et 100 kohta, aga ma täpselt ei tea. Siis möödud sa Maria Lotta Kaulist ja oled Eesti 5. number. Kas see edetabeli koht, mis sa nüüd saad, avab see sulle juba uksi põhiturniiridele regulaarsemalt või oled sa vaadanud, mis sellega teha annab? Kindlasti, aga see sõltub ka kuhu minna, et kus on palju võib-olla mängijaid, et seal on raskem, aga kui kindlasti leidub ka neid turniire, kus on vähem mängijaid ja siis on ka kindlasti võimalus saada põhiringi. Helena, ma tahtsin su käest küsida veel sellist asja, kas ülikooli, kas või näiteks scholarship on kuidagi ka seotud või on sinu jaoks see VTA edetabeli koht ülikooli mõistes ka oluline? Jaa, eks ta selles mõttes, et ta annab sulle võib-olla eelis, et saad võib-olla mängides kõrgemat kohta seal. Õppemaksu sa maksma ei pea? Ei, mul on jah. Sul on full scholarship ikkagi, jah? Full scholarship, jah? Aga vahepeal juhtus siis selline asi, et meilega liitus Helena treener Alti Vahkal. Tere! Tervist minu poolt! Ma saan aru, et te kohtusite täna esimest korda pärast seda, kui Helena endale edetabeli koha sai. No nii oli, kuigi ma olin kursis tema käekäiguga, aga silmast silma näinud ei olnud, jah. No me just rääkisime siin ülikooli siirdumisest. Treener kiidab 2 käega heaks. No see sai meil üsna alguses nagu võetud eesmärgiks, et see ülikool oleks väga hea variant, et sportlaskarjääri jätkata ja vastavalt ka siis haridust saada juurde. Kuidas Helena arengut teie käe all, kaua teie koostöö on kestnud? 2,5 aastat äkki tänaseks. Kuidas sa seda koostööd näed ja kuidas see arengukõver on Helena puhul olnud? No õnneks ikka ülespoole. No seda me näeme tulemustest, jah?
tulemused on üks asi, aga eks me oleme nagu kõvasti tööd teinud ja eks selle tänase ütleme, väikse edu alus on ikkagi tugev töö, et algselt, kui me ikkagi tegelema hakkasime, siis põhiline eesmärk oligi minul õpetada Helenat tööd tegema, et ühtegi trenni ei tohi ära jätta ja väike väsimus ei ole põhjuseks samuti treeningu ärajätmiseks, et ma arvan, et Helen on sellega nagu väga hästi hakkama saanud ja ma natuke talle nagu lubasin, et kui sa seda teed, et siis ka vähemalt mingi tulemus tuleb ja see mingi kindlasti on praegu tulnud, et selle üle on hea meel. Vaatasin siin eeltööd tehes, leidsin tenniseajakirjast mängija luubi all, mäletate seda artiklit? Jaa, ikka. Aldi, teie ise siin hindasite neid aspekte, ma vast ei hakkagi neid kõiki ette lugema, aga kui võtta neid kas või mingi element, kus te näete, et millest ei tasu võib-olla enam nii negatiivses toonis rääkida, kui selles artiklis kirjas oli, et millest saaks nagu rääkida kui nüüd suurest tõusust? Ei no ega seal ei oldki väga ju negatiivselt, et seal oli toodud siis välja mingisugused kohad, mida peab arendama, et üks oli kindlasti see psühholoogiline pool ehk enesekindlus on ju, et see on nüüd kasvanud läbi võistlust, läbi trenni tegemise, läbi mõningate võitude, et see pool on kindlasti kasvanud, et kindlasti jah, et seal on väga palju positiivset oli siis ja on nüüd ka, et tööd on sellest alates peale seda nagu jällegi kõvasti tehtud ja Helena trenne pole naljalt vahele jätnud ja tulemust sellega seoses on oodata, jah. Jääte te koostööd edasi tegema mingil moel, kui Helena nüüd ülikooli läheb? No ega ta sinna ei jää, et suvepuhkused ja kui Helenale sobib, et siis mina olen olemas ja kui ma oskan talle midagi nagu öelda, et siis kindlasti ma olen nõus teda nagu edasi aitama, et siin ei ole nagu põhjust täna selliseks koostöö lõpetamiseks, et kõik on meie eesmärgid on täidetud, see Ameerikasse minek oli ette planeeritud ja kui ta sealt tagasi tuleb, et siis me kõik nagu toimib samamoodi edasi, et nii on, jah. Ega teil ei ole mingit suhtlust nii-öelda siis treeneritega USA-st, et midagi klapitama ei pea, mingeid kavasid, põhimõtteid, meetodeid? Kui me alguses neid ülikoole valisime, siis mingid suhtlused sealt olid, jah, aga ma arvan, et mul ei ole seal endal mõtet nendega diskussiooni laskuda, et seal on nagu piisavalt nagu tarkasi ja töökaid ja tublisid treenerid ja inimesi, kes tal kõik seal nagu, kes teda aitavad, et seal eks see tennis on enam-vähem ühesugune igal pool, et tööd nad seal teevad ja ülikool nad esindama peavad ja trenni peavad tegema, et sellega on kindlasti seal kõik väga hästi. Milline õpilane on Helena olnud? Rääkisite, et tuleb palju tööd teha ja ühtegi trenni ei tohi vahele jätta, mõjuva põhjuseta, ma kujutan ette. Aga mis seda teistest eristab, kui raske või lihtne teda treenida on? No mina ei võta seda niimoodi, et kas lihtne või raske, et mina võtan teda kui sportlast, kui inimest, kellega me oleme kokku leppinud, et ma aitan, kui tema seda soovib ja ma iseloomustaksingi teda niimoodi, et ta ongi väga töökas, väga kohusetundlik, et minu soov võib olla tõesti see, et ei jää trenn ära, aga kui õpilane sellest nagu kinni ei pea, siis see minu soov kuidagi ei täitu. Aga seda ma võin öelda, et Helena tõesti ei olegi jätnud trenni ära, et meil on jäänud nagu üksikud trennid 2,5 aasta jooksul nagu mingitel erinevatel põhjustel ära, aga need on tõesti nagu üksikud olnud, et selles suhtes on ta ikkagi väga eeskujulik õpilane. Tahad sa, Helena, kommenteerida? See oli väga ilus. Mis on põhjus, mis võib Helena trenni ära jätta? Haigus on põhjus? Ennast tuleb hoida, et sportlase jaoks on ju haigus kõige hullem asi, mis olla saab, et õnneks Helena minu mäletamist mööda vist paar korda nohus on olnud, aga see ei olegi vist meil trenni ära jätnud, et mul praegu ei tulegi ette, et mis põhjusel meil mõned treeningud ära on jäänud, et ega ei olegi jäänud, jah, et kui selg on natuke haige olnud või kui
kontrolltööd olnud vaja koolis teha, et need on sellised üksikud põhjused, mis on nagu tinginud selle, et trenn on ära jäänud, aga need on väga üksikud. Tüü, aga kas Helena vigastustest suurematest on suutnud hoiduda? Praegu tundub nii jah, et oleme siin trennides üritanud vastavalt enesetundele siis treeningud läbi viia, et kui kuskilt on valus, ei tähenda seda, et jällegi trenn ära jääb, vaid siis tuleb teha midagi sellist, mida nagu keha lubab teha ja on tõesti õnnestunud niimoodi neid asju sättida, et vigastusi ei ole olnud. No päris igal mängel nii hästi ei lähe, et mingeid asju on siis järelikult õigesti tehtud, mis asjad need on? No kindlasti on see, et Helen on väga töökas ja on ennast füüsiliselt väga hästi nagu vormis hoidnud, et see on kindlasti üks põhjus, et neid vigastusi ei tule, et füüsilist on peale tennise tehtud kõvasti ja see on kindlasti hoidnud ära jah, need vigastused, vähemalt mina arvan niimoodi. Helena, mis su kõige rängem vigastus üldse karjääri jooksul on olnud? Tuleb üldse meelde midagi? Ma ütleks, et seljaga on kõige rohkem olnud probleeme, et seljavigastused on kõige rohkem seganud ja tekitanud palju sükest eemaljäämist. Praegu ei sega? Praegu ei ole jah, viimati äkki aasta aega tagasi umbes oli probleem. Kuidas teil selle koroonaperioodi läbi treenimine välja on näinud? No praegu nüüd selle teise laine ajal on Helena kahjuks või õnneks ära olnud, aga kevadel saime kasutada nii palju ära õues nagu treenimise tingimusi ja õnneks oli see kevade poole ka, et suhteliselt varakult juba välitingimustes sai harjutatud, et tänu sellele jah, et siis liiga palju ka ei ole nagu sellepärast trenn ära jäänud. No, mängijate kohta näitab nii mõndagi see, kuidas võitudele ja kaotustele reageeritakse. Kuidas Helena, sina kaotustele reageerid? Turniir lõpeb ära, vajud sa musta masendusse või üritad leida mõnda päikesekiirt? Kunagi oli hullem, et siis ma elasin nüüd palju suuremalt või nagu oli palju traagilisem. nüüd olen ära õppinud, et see on ka üks oskus, mida tuleb nagu õppida, et oskus kaotada. Mida vähem sa sellele nagu rõhku paned ja mida vähem sa nagu mõtled sellele, et siis seda parem on, seda lihtsam on nagu ka edaspidi nagu mängida, et ei ole seda hirmu kaotuses. Kuidas sa treenid ennast vaimselt? On see midagi, mida treener Alti Vahkal, mida teie õpetate talle või kuidas Helena teed vaimset trenni? Noh, eks ma võin mõne sõnaga öelda, et me oleme kasutanud psühholoogi abi vähesel määral, kes on meile siis andnud mõned juhised ette, kuidas sellega toime tulla. Ja teine asi on siis tõesti, et ka see minu kogemus, et rääkida ja selgitada, et ega siis tennis ongi ju mäng ja kaotus käib selle mängu juurde ja et see ei ole mitte midagi traagilist, et see on kõigest mäng ja mitte midagi hullemat juhtuda ei saagi, kui ainult see üks kaotus, et elu läheb edasi, uued turniirid tulevad edasi ja kui järjepidevalt sellist niimoodi rääkida ja võib-olla positiivselt sellesse suhtuda, et ega siis ta varem või hiljem võiks ka ju paremaks minna. Jah, see on üks niisugune huvitav teema üldse tennises, emotsionaalne käitumine ja olemine, et minu kogemus on näidanud, mida rohkem ja rohkem seda tennist jälginud ja vaadanud, siis see on ikka väga personaalne, et on treenereid ja inimesi, kes kipuvad, võib-olla ka lapsevanemaid, kes kipuvad väga kiiresti nõu andma, et võt, hoia oma emotsioonid vaka all või käitu nii või käitu naa, eks ju, et teame ju maailma esireketit, kes on siin igasuguseid äpardusi juhtunud, aga saab väga hästi tenniseväljakul hakkama ja mõne mängija kohta siin öeldakse, et näed, naerad liiga palju väljakul ja teine ütleb, et ei näita emotsiooni välja, et inimesed on erinevad ja kuidas kellelgi, et ega siin ei ole ühte mustrit. Ega ei ole tõesti, et see on väga individuaalne ja eks ta on psühholoogiliselt on raske, et sa oled üksinda seal kõige suurem vastane oled iseendale ja iseendaga hakkama saada ja kuskilt seda abi nagu saada ei ole ja viiki ka ei saa jääda, et peadki kuidagi selle mängu lõpuni viima ja loodetavasti edukalt
ja kui on nagu palju poolehoidjaid veel ja sponsoreid ja treener ja kes iganes ja kõik ootavad su võitu ja see võit ei tule ja see mäng ei õnnestu, et siis kuidagi leida see viis ja see probleem lahendada, et need punktid ikkagi enda kasuks kallutada, et see on oskus ja see tahab treenimist ja see võtab nagu pikemalt aega, et ei ole nii, et võetakse treener või võetakse psühholoog ja 2 kuuga on asjad muutunud, et see võtab pool aastat, 2 aastat, et vanusega läheb paremaks, võitudega, võistlemisega ja nii edasi, et loodetavasti Helenal on see paremaks läinud ja kõrvalt vaadates on näha, et on paremaks läinud. Kaua te olete teinud psühholoogiga koostööd? Mingi kuu aega, ei teinud väga palju tegelikult. Seal olid mõned korrad jah, et sai temaga räägitud ja antud nagu ütleme jah, et sellised põhilised probleemid nagu läbi räägitud ja võib-olla siis mõningad näpunäited saadud, et ega teinekord polegi palju vaja, et mingi muutus tuleks, et kui igast asjastki natukene kasu oleks, et siis see suur pilt võib juba üsna nagu hästi muutuda, et Helena, kellega sa kõige rohkem räägid mänge läbi? Üks asi on treener kindlasti, aga kuna sul selline sporditaustaga perekond on, saad sa kodus vanematega ka tennisest rääkida oma rõõmudest, muredest? Ma kodus räägin vähe tegelikult tennisest, et pigem nagu just muudest asjadest. Mulle meeldib just nagu treeneriga arutada mänge, et minu jaoks on temaga kõige parem temaga mängu rääkimine kõige parem, sest et ta nagu teab mind nagu kui mängijana kõige paremini, et ta teab nagu mida öelda ja mis nagu mis tunne see on võib-olla, mis väljakul, mis ma tundsin ja nii edasi. Kas see valdkond, kogu see psühholoogiline pool seal tennises, on see ajas muutunud tähtsamaks, kui te võrdlete enda mängekarjääri jooksul, et kas see roll tänapäeva mängijatel psühholoogilisel tööl on nagu suurem või pigem liigub ajas umbes samamoodi? Eks ta on ikkagi samasugune jah, et see mäng on muutunud kiiremaks, varustus on läinud paremaks, aga see psühholoogiline osakaal on kindlasti samasugune, et oleneb mängustiilist, et kui ma endaga võrdlen, siis minul oli sellisem lihtsam mängustiil, agressiivne serviga võrku, et seal võib-olla ei olnudki aega nii palju nagu mõelda neid asju, et eriti naiste mängus on, kui tagajoonelt see punkt läheb väga pikaks, et siis need mõtted teinekord kipuvad ka uitama minema ja et selles suhtes on see olnud kogu aeg ja ülitähtsal kohal. Milline on Helena mängustiil? Helena mängustiil on agressiivne, ründav ja võib-olla niimoodi võikski öelda, et ta on agressiivne ja ründav, et seal ta mängib kõige paremini, et kui ta saab ise initsiatiivi endale ja eeskäega vastast survestada. Millised on tugevad nõrgad kohad? Nagu oli ka räägitud sellest eeskäest, et see on tõesti maailma tasemel löök ja kui see õnnestub sealt seda palli lüüa, siis on punkt läbi. Aga nõrgad küljed kindlasti võib-olla ongi see mängu ülesehitus psühholoogilise poole pealt, et kui see eeskä poolt nüüd see ühe löögiga see mäng ei lõppe ja tagage poolt tuleb mõni viga, et siis võib juhtuda, et saavad mõtted otsa, et kuidas seda punkti võita. Et selle poole pealt kindlasti oleks tal nagu palju õppida, et kui ei õnnestu see ühe löögi või 2 löögi taktika või ise natuke surve alla jääda, et siis see ei tähenda automaatselt mängu kaotust, et sealt on kindlasti võimalik nagu tagasi tulla ja teiste relvadega võib-olla siis mängu enda kasuks pöörata. Mõned mängijad on pärast kaotusi rääkinud, et vastane oli ebamugav, et seda stiili vastane mulle ei sobi. Kas Helena puhul saab ka rääkida, et tal mingite mängijatega sobib rohkem, mingite mängijatega vähem? Jaa, kindlasti on see nii, aga mina olen alati öelnud ja mulle praegugi tundub ka tänasel päeval, et Helenale kõige suurem vastane on ta ise endale, et kui ta endaga saab hakkama, siis tegelikult ta oma mängu peale surudes võib nagu kõikide vastastega mängida, et aga loomulikult, kui on seal väga osavad ja kes lasevad stoppi ja tulevad võrku ja muudavad rütmi, et see on kindlasti mitte ainult Helenale, aga kõigile teistele ka, aga Helenale ma näen jah, et selline stiil on nagu kõige raskem.
kus vastased väga miksivad mängu. Millist arengut või millist tööd peaks Helena USAs nüüd teadlikult tegema, et ta tuleks sealt paari aasta pärast veel tugevamana tagasi kui kunagi varem? Mina arvan, et ta peaks jätkama seda tööd, mis ta praegu teeb, et tahtmine on tal olemas, inimesed ta kõrval, treenerid, mängupartnerid on tal seal olemas, võistelda ta saab seal palju, kõik tingimused on tal seal olemas, et mina ei näe, et ta peaks üldse midagi muutma, et ta peaks samamoodi edasi, samasuguse innuga ja pigem ma arvan, et kui ta seal on, tal on võib-olla seal muid tegevusi, ma ei oska öelda, et kindlasti on, aga võib-olla ka ei ole, et siis ongi vaja õppida ja tennist mängida, ja sellest ju võikski täitsa piisata. Kuidas tundub, Helena, paistab seal muid tegevusi? No praegusel ajal ei ütleks, et seal midagi väga rohkem teha on, et välja väga nad ei taha, et minnakse ja oled seal. Ega tõest väga aega ei olegi, et teed seal trenni ja õpid ja see vaba aeg on nagu vähe, et päev on nagu sisustatud üldiselt. Ja ega kindlasti on seal ka sisemine konkurents, et kui seal on ikkagi võistkond ja sa oled võistkonnas, siis sa ju tahad endast maksimumi välja anda ja see konkurents kindlasti viib edasi. Helena, mitme aasta plaan see USA projekt praegu on? 4 aasta plaan. 4 aastat? Ja siis oled sa baka või magister juba? Bakalaureus. Oled sa mõelnud kaugemale kui 4 aastat ka? Et mis siis saab? Praegu ei ole mõelnud jah, et praegune plaan ongi minna USA-sse ja siis teha seal samamoodi tööd edasi. Kui suured eesmärkide seadjad olete? On teil lühemaid, pikemaid eesmärke? Kui me tööd alustasime, siis me panimegi üsna selged eesmärgid paika ja üsna nüüd tagantjärgi vaadates üsna realistlikud, mis saidki nagu täidetud, et eks siis paistab, et see USA ülikool on tegelikult hea ülikool, eks, et see ei ole niisama võetud suvaline, vaid see on ikkagi valitud erinevate ülikoolide seast väga hea ülikool, kus saab hea hariduse, kus on tugev tennisevõistkond, kus tehakse tööd, kus on head treenerid, et see oli nagu selline finaal, selline eesmärk, et eks siis nüüd näeb, et ta veel sinna kahjuks veel ei ole saanud minna, et nüüd ülehomme sõidab, et siis eks ta siis saab selle pildi seal ette ja eks neid eesmärke tulevikuks võib ju panna järgmine kord või siis hiljem või mis iganes, et need eesmärgid, mis täna on pandud, need on täidetud. Kui palju meil USA-s üldse praegu tennisiste, kas me suudame need peast kõik Eesti tennisistid üles lugeda? Siimarid, siis poisseni veel. Lusti, Troost, Siim, Robin. Parts, Robin-Erik Parts, Seeman, tüdrukutest on Pärn. Tšeklistova läks üllatuslikult. Tšeklistova läks, jah. Võib-olla on veel kedagi. Paalma ja nad lõpetasid juba. Jaa, Paalma on juba. Suhtlete ka omavahel, et mis... Ei ole väga suhelnud. No ma tean, et väga aktiivne on ikka see suhtlus, et need üliõpilased, kes USAs juba on, et kes on minemas, et millisesse ülikooli, kuhu ülikooli või kui lähevad samasse ülikooli, siis soovitatakse ja seda suhtlust on ikka päris palju Eesti tennisistide vahel, sest see plejaad, kes käinud on päris suur. No ma tean, et osades ülikoolides on kohe sellised kas reeglid või kirjutamata reeglid, et kui keegi lõpetab, et siis ta soovitab endale järglase. Ehk et ta et valib enda äranägemise järgi, ta peab muidugi vastavalt ka heal tasemel tennisemängija olema, aga et ta siis tema kaudu on võimalik siis kellelgi nagu samasse ülikooli minna. Vot mina ei tea ja Helen ütles ka, et vist siiamaani ei ole vist selles ülikoolis eestlasi kedagi olnud tennises või tead sa Alti? Mina ei tea, jah. Ei ole vist? Ei ole, jah. Aga Helen, ütle, kas selline võimalus on olemas Ameerika ülikoolis ja kas sa oled mõelnud selle peale, et ma tean, et osades ülikoolides on just juttu olnud, et sa lähed ülikooli ja kui sa üks hetk otsustad näiteks profi karusselli minna, et sul on võimalik kool panna pausile ja hiljem kooliga edasi minna. Oled sa seda võimalust kaalunud või mõelnud selle peale? Ma ei tea, kas niimoodi nagu
kui sa juba ülikoolis oled, et kas sa saad niimoodi pausile panna selle, et minu arust on see vaheaasta, mille sa saad pärast gümnaasiumi võtta ja siis, aga minu arust ei saa niimoodi. Sellist võimalust ei ole, jah? Mina ei ole kuulnud. Aga mina arvan, et sellisel võimalusel ei ole ka nagu jumet, et see on 4 aastat seal ja kui oma haridus kätte saada ja samal ajal nagu tugevalt trenni teha ja vanus on selleks ajaks 23, et see on täitsa kõik teed lahti, et aga kui selgub 2 aasta pärast, et selline purakas on sees, et tulekski tuurile minna? Nojah, siis Alti mõtlebki, et lõpet kooli ära. No ega siis kui on häid valikuid palju, et ega siis on ju lihtne valida, et see ei ole probleem, jah. Ma korraks selle eelmise mõtte juurde, te ütlesite, et kui koostööd hakkasite tegema, siis mingid eesmärgid panite paika, mis on tänaseks täitunud. Mis need väiksed eesmärgid olid? No ega me alustasimegi seal Eesti meistrivõistlustel küll meistritiitli, õnneks või kahjuks see tuli paarismängus 2 tükki isegi, et siis 2 tükki, et seesama VTA punkt, kõigepealt olid need ITF-i punktid enne VTA ja siis oligi seesama ülikool, millele me ikkagi päris varakult juba hakkasime mõtlema ja selle poole nagu püüdlema, et kui ikkagi head ülikooli saada, et ei ole nii, et iga tennisemängija võib sinna minna, et see tase peab ikkagi suhteliselt hea olema, et neil on seal omad rankingud, mille järgi nad valivad, et head ülikooli saada, et selleks tuleb olla ise heas vormis, näidata häid tulemusi, et siis on sul võimalik valida nagu head kohta, et see oli meil eesmärgiks ja see sai täidetud ja minul kui treenerina on küll nagu selle üle nagu hea meel, et selline võimalus tal on. Ma ise olen mõelnud, et mängijad, kes sinna USA ülikooli lähevad, ega sa pead võitlema ka, et sinna tiimi ju jääda. Kui sa välja langed, siis sa jääd ju stipendiumit, on nii? No muidugi jah, sa pead endast ikka maksimumi andma ja kui nad näevad, et sa ei tee seal tööd ja niisama oled, siis nad ju võivad iga kell su tegelikult tiimist nagu kõrvaldada, et see ei käi päris nii lihtsalt, seal nad ikka ootavad, kõige rohkem nad ootavad seda võistlusvaimu ja seda pühendumust, et isegi mitte tulemusi, et nad saavad alati liigutada seda positsiooni, mis sa mängid, et siis kas esimeselt siis näiteks, ma ei tea, teisele, kolmandale, aga jah, see kõige olulisem nende jaoks on see võitlemine ja see mentaalne nagu see, et sa proovid ja see, et sa teed, et see on nende jaoks kõige tähtsam. Ja seal on ju paarismängud ka? Jah, on. Ja selles suhtes sa võid ju ennast päris kindlalt tunda, et sa tead, et sul on ka paarismäng päris okei. Jah. Kuidas treener näeb õpilase paarismängu oskust? No me näeme 3 kuldmedalit, aga me teame, et treener on ka natukene paari mänginud päris hästi siin. Aastakümneid Davis Cupi parim. No see ei ole praegu teema, aga lihtsalt tuli meelde kuidagi kõik need mängud ja need lahingud. See võib vabalt seos olla. Jaa. Eks ma näpunäited olen andnud ja Helen on ka neid täitnud, et vahest on hea vaadata neid liikumisi ja neid asju, mis ta väljakul teeb, mis otseselt ei too tulemust, aga see liikumine ja see mõtlemine on seal õige. Ja ma olen vahest nagu mõelnud ja kellega rääkinud, et see on juba pool võitu, kui teada, kuidas mängida ja julgeda seda teha, neid liikumisi, et see kindlasti väljakul jätab ka vastastele oma mulje, et kui mängib väljakul keegi, kes ikkagi mängib õiget paarismängu, mitte ei mängi nagu üksikmängu neljakesi. Aga Helena jah, et eks ta kindlasti peab veel arenema seal, et kuigi need 3 Eesti meistritiitlit on tulnud, aga mina näen seal ikkagi veel tugevat potentsiaali, et elemente vaja harjutada ja liikuda ja tõrjet ja vollet ja kõike. Meil on veel natukene aega, et kui arutleda üldse nagu paarismängu teemal, siis miks noored mängijad ei võta sihiks minna paarismänguga tuurile ja olla keskendudagi ainult paarismängule. Seda ei näe praktiliselt ju üldse.
No mingitest vanustest nad võib-olla hakkavad natukene, aga seda saab väga edukalt teha ju ka üksikmängu kõrvalt, et see ei peagi olema nii, et sa hakkad ainult nagu paarismängule keskenduma, et väga edukalt saab üksikut ja sinna kõrvale paari, et sest tihti ju jäädakse paarismängu mängima seal, kus on need Martina Hingise vanuseklassid, et et eks seal on ka rahad väiksemad, et kellel on ikkagi läbilöögi võimalus üksikmängus, et see proovib üksikmängu, et ega ta on suhteliselt koormav, et kui ikkagi tuleb raske üksikmäng, mis naistel ka eriti veel teinekord kestab 2,5 tundi ja kui sinna otsa veel mängida sama pikk paarismäng, et siis võib olla järgmine päev raske üksikmängule keskenduda. Tahtsin siin ühe näite tuua, et ütleme, kui sa üksikmängus võib öelda, et kui sa ikkagi maailma top 200 hulgas oled või oled juba selline mängija, et sa Grand Slamidele peale saad, siis sa oled ikka absoluutne tipp, et ei ole üldse küsimust. Paarismängus hea näide siin Hans Podlipnik Castillo, kes on siin ka Eestiga seotud Tšiili tennisemängija, ütles, et oli paarismängus maailma 40 ja endiselt oli väga raske ATP turniiridele peale saada, sest tabelid on ainult 16 ja praktiliselt võimalus tõusta on sul 4 korda aastas ainult Grand Slamidel, et paarismängus on see nii-öelda tipp on veel kitsam ja tihedam ja raskem. Need, kes on üksikmängus peal, eks need proovivad ka paarismängu, et kes üksikus peale ei saa, et need ei saa ka siis paaris, et nii ta on, jah. Kes teie õpilased veel on? Kui suur on üldse teie treenitavate seltskond? Ega kui 2,5 aastat on Helenaga tegeletud, et ega sinna kõrvale nagu teisi profisportlasi ikkagi enam ei mahuta, et see töö on raske ja see pühendumus on olnud minu poolt suhteliselt maksimaalne, et ma olen küll, tegelen harrastussportlastega veel, et sinna kõrvale, aga viimased 2,5 aastat et Helena kõrvale keegi ei ole ikkagi, pole lihtsalt sellist võimalust, No nüüd tekib natuke rohkem aega. No nüüd tekib aega, et eks siis ole näha. Aga rohkem noortega tegelete ka? Et nagu ma ütlen, et siin viimased ajad pole peale Helena siis sportlastega olnud mahti tegeleda, et eks harrastustennisistid on need, kes on siit aega võtnud ja nüüd kui Helena ära läheb, et eks siis saab näha, mis saab. Aga räägime lõpetuseks võib-olla sponsoritest ka, et see, kujutan ette, et see kas või 5 nädalat Tuneesias olemine, et ega see päris tasuta ei ole, et kuidas sa oled saanud oma viimased aastad nii-öelda finantsiliselt? Palju sul sularaha on? Jah. On sellega suur peavalu? Eks vanemad on ju palju aidanud. Peasponsorid? No nagu elamus noortel tennisistidel. Ja olen ka saanud ikka ka toetust, et teatud inimestelt, Nii et sul on sponsorid olemas? Selliseid suuri sponsoreid ei ole. Tänakski siin võib-olla neid inimesi, kes on Helenat aidanud, et minu endagi õpilased siin on mõned korrad õlad alla pannud ja suur tänu neile, et nad on nagu mind uskunud ja Helenasse uskunud ja tulemus on tegelikult ikkagi näha, et noor inimene, noor tennisemängija on ikkagi ühe sammu oma nagu eluunistuse poole teinud, et see VTA punkt ja sinna VTA edetabelisse saada. Ma mäletangi omal ajal endal oli sama, et kui neid punkte, neid ei ole lihtne saada, et selleks peab olema kõvasti tööd tegema, kõvasti õnne olema, raha kulutama, võistlema, et see on nagu suur samm ja sealt on nagu hea edasi minna, aga jah, et ilma nende toetajateta siis tõesti on väga raske sinna saada, sest ega reisimine maksab üksjagu. Jah, mul tuleb selle jutu peale tuleb meelde sinu kunagine Davis Cupi partner Mait Künnap rääkis kunagi loo, kui ta käis Portugalis mängimas vist oli 2 turniiri, kus oli kvalifikatsioonitabel 128, mängis 5 rasket matši, tuli kvalifikatsioonist läbi ja siis kaotas otsustavas setis esimeses ringis ja 0 punkti.
et täpselt nii raske see on, et kui suur asi on tegelikult jõuda üldse tabelisse. Jah, et mina käisin omal ajal 93. aastal Iisraelis, läksin esimesele turniirile sinna, kuna punkte ei olnud, siis peale ei saanud, ootasin nädal aega ära, teine turniir peale ei saanud, rahad kulutatud, koju tagasi. Et nii ta raske on jah, ja tänapäeval on ju see veel eriti raskeks tehtud, et sa pead ju võitma ühest põhitabeli mängust sul ei piisa, et sa pead ka võitma ju 3 turniiril esimese ringi, et siis saada sinna tabelisse, et see on veel tehtud veel eriti raskeks, et kui ühe mängu sa veel kuskil võid võita, siis 3 on juba, pead oskama mängida. Kas loobumisvõidud lähevad ka sinna arvesse? Lähevad ikka, jah. Põhitabeli loobumisvõit. Põhitabelis üldiselt ikkagi seda loobumisvõitu. No sul tuleb lucky loser kohe või keegi teine pannakse asemel tavaliselt. Naljalt ei saa jah, et ja kui punkte ei ole, et sa pead ka alustama kvalifikatsioonist, et see on ikka paras kadalipp neid punkte saada, et selles suhtes on see suur samm. Ja oleme rääkinud ka siin, ütleme ka mitmekordne Eesti meister Vladimir Ivanov on seda maininud, kui ta oli ka ise seal ATP 300 peal, ütleb, et see, mis tennises on toimunud viimase 10 aasta jooksul, see on ka košmaar, et kui me Futures turniiridel mäletasime 10 aastat tagasi kvalifikatsioonid pooltühjad ja pool sellised, treenerid mängisid kaasa aga tänapäeval seda ei ole, praktiliselt kõik on ikkagi 100% pühendunud mängijad, kes mängivad Futures tasemel turniire. Jah, et eriti põhitabelis on ikkagi kõik ju teavad, et need punktid on seal saadaval, sellisel tasemel ikkagi see natukene nad seda raha ikkagi tahavad saada, et seal see teine ring on natuke rohkem ja kui nad ikkagi tulevad, nad tahavad võita ja põhitabelis on see keeruline, jah. Lugesin vahepeal kokku, Alti, te olete 12 korda Davis Cupi meeskonda esindanud oma lõigus. 12 aastat 12 siis. nominatsiooni nii-öelda. 11 aastat jah, et seal võib või 12 aastat, et seal mõnes aastas oli mõned korrad äkki. Ma viskan õhku siin sellise väikse eesmärgi, et kas Helena pääsemine Fed Cupi koondise vaate välja või lausa koondisesse võiks olla lähiaastate plaan? Plaan, et kui Helena on piisavalt hea, siis ta sinna võistkonda saab, et see nagu tema otseselt, kindlasti on see üks selline selline saavutus jah, et seal olla ikka kas siis meestel Davis Cupis või naistel Fed Cupis, et see oma riiki esindada ja siin oma koduski mängida, et see on kindlasti suur saavutus, jah. Aga see oleneb nüüd täitsa temast endast, et kui hea ta on ja kindlasti tal on see võimalus. No eks Helena juba nende Tuneesia turniiridega kõvasti sinna uksele koputas, peaks ütlema, et nagu sa ütlesid, edetabeli viies koht tiimis on, naistel on ka 5 kohta või 4 kohta, meestel on 5 kohta. 4 on vist naistel ja pluss varu. Varu, et juba tegelikult võid olla pingil potentsiaalselt. Suur asi on ikkagi, kui juba varusse saada, et saada sellel suurel väljakul trennigi teha, et see on kõva sõna, jah. No Helena, ma olen näinud, sa käid Fed Cupi mänge vaatamas. Mis pilguga sa neid seni vaadanud oled sa unistanud, et varsti tahaks ise sinna pingile kuuluda? Eks ikka, kui vaatad, siis mõtled, et oleks ju ka au esindada enda riiki niimoodi Fed Cupil ja elan omadele kaasa ja nii ta on. Pakkumine tuleb, ega siis 2 korda ei mõtle? Ei mõtle, jah. Lõppenud eelmisest aastast veel rääkides, me rääkisime sellest Tuneesia turniiridest, et kas mingid highlight'e või selliseid tipphetki tahaksid eelmisest aastast veel välja tuua? Eesti meistritiitel loomulikult. Meistritiitel, jah, aga eks see koroona võttis enamus nagu ajast ära, et aasta alguses võistlesin ja siis Eestis suvel ja nüüd ma ütlekski, et kõige parem senimaani ongi olnud see Tuneesia. No kas sa Šveitsis mitte ei võitnud ühte turniiri vahepeal ka siin see aasta? Jah, võitsin, jah. See väike unustas ära. See näitab taset. Kus sa oma medaleid karikad hoiad? Kodus, riiulil. Võid vahepeal tolmu pealt ära? Jah, mul on kodus on jah, nii all kui üleval enamus. Aga mis seal muud? Me soovime sulle edukaid õpinguaastaid, edukaid ülikooli tennisaastaid. Tead sa juba ise ka, kas me saame su tulemustel ka nüüd sama hästi silma peal hoida, kui me seni oleme seda
teinud ITF-i turniiridel, on see ülikooli tennise tulemuste süsteem jälgitav? Ikka on. Ise oled vaadanud? Ja ikka ülikooli kodulehelt saab ikka jälgida neid. Ja eks ka ma saan ka ise võib-olla siis rääkida ja vastata. Postita loomulikult Facebooki, kui võidud tulevad. Et ega meil ju tegelikult meedias väga ei jälgita ju ülikooli minevaid sportlasi, mis võib-olla isegi tennise kuidagi tundub, et kui on ülikooli mindud, siis on kuidagi kadunud see. Ja, aga see vanasti see ei tohiks nii olla. See mõni aeg tagasi, võib-olla 10 aastat tagasi võib-olla tõesti natuke nii oli, aga tänaseks on see kindlasti muutunud, et väga paljud isegi maailma tennisemängijad ongi lõpetanud ülikooli ja läinud tipptennisesse, et see oleneb ikkagi mängijast ja inimesest, et kui ikkagi tahad tennist mängida, siis peale selle ülikooli hariduse saamist on see sul ju trumppäs tagataskus ja sa võid ka ju mängida aastaid tennist edasi ja pärast siis kasutada oma seda ülikooli haridust nagu edaseks eluks, ja tänapäeval on see kindlasti muutunud, et see haridus on nagu tähtsamaks läinud ja need tingimused seal on nagu fantastilised ja sealt on nagu väga hea edasi minna. Jah, ja anname siis omalt poolt matšpalli saatejuhtidena ka lubadus, et hoiame tulemuste silma peal ja hoiame inimesi kursis, kuidas Helenal läheb ja loomulikult ka teistel meie Eesti absoluutselt, Helena teeb ise neid tulemusi, mida kõik jälgivad. Aga aitäh, tahate või ise midagi lõpetuseks lisada? Ma arvan, et me oleme kõik ära rääkinud, et ma soovin ka Helenale edu ja tänan selle 2,5 aasta eest, et seal on olnud nii positiivseid kui mitte nii positiivseid emotsioone, aga emotsioonid jäävad alles. Sport ongi emotsioon. Ja ma olen väga rahul nende aastatega, et eks ma ise õppisin väga palju ja loodetavasti siis sain ka õpilasele edasi anda enda kogemusi, et see koostöö oli, mina arvan, et oli edukas ja kindlasti see jätkub. Nii et aitäh. Seda on rõõm kuulda. Aga aitäh teile tulemast ja aitäh kuulamast. Me kohtume teiega, armsad kuulajad, varsti jälle ja ei ole see Australian Opengi enam mägede taga, siis võtame kindlasti ka põhjalikumalt tabelid ette, sest 2 mängijat meil ju sinna kaugele Kängurumaale lähevad. Vist järgmine nädal peavad seal kõik mängijad kohal olema lugenud. Mulli minek, jah. Mulli minek ja Mullis on paar turniiri ka ja Delfi TV vahendusel kindlasti hoidke siis VTA turniiridel silma peal ja lugege Delfi spordist tenniseuudiseid. Aitäh teile! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.